1, 2, 3 ja puhkus. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. Tere hommikust! Ma ärkasin tegelikult varem ja koristasin sõna otseses mõttes, et ma ühesõnaga plaanisin, et ma käin pesus ära, teen ennast korda, varsti tuleb ka Raiko, et hetkel on kell 8:30, ta tuleb kuskil 10 ja siis praktiliselt oleks meil vaja juba kuskile liikuma hakata. Ma olen nüüd valmis. Ma näen millegipärast siit kaamerast jube selline haige välja. Ma ei tea miks. Aga Raiko peaks ka üsna ruttu tulema. Ja ma tegin endale täna üsna vesise kohvi millegipärast. Juhtub. Kõik mu toad on üsna heledat värvist, mulle meeldib valge. Sest et mul on seda vahepeal küsitud. Ja ma mõtlesin, ma mainin selle juurde, kui kõik paistabki väga valge. Kõik lilled said kastetud. Koristasin selles mõttes, et kui ma tagasi tulema, siis ma ilmselt olen suht laisk. Et ma ei viitsi väga midagi teha. Pärast sellist nädalavahetust, kus sa lihtsalt saad lõõgastuda. Üks asi on, mis mul veel tegemata, on see, et ma ei ole endale kotti pannud ühtegi asja veel valmis. Aga kindlalt peaks seda tegema. Põhimõtteliselt siis, kui Raiko tuleb sellepärast, et siis on näiteks lihtsam, mis me teame, mida nagu mõlemad kaasa võtavad ja ma usutades ei teagi, mida selga panna, sellepärast, et ilm on nagu on. Esimese päeva suhtes on tegelikult see video minu jaoks harjumatu, sest ma ei suuda iseendaga nagu rääkida, see tundub nagu imelik. Ja pluss veel see, et ma räägin ju tegelikult siia kaamera sisse. Aga ma tihtipeale vaatan siia kõrvale. Et ärge pange pahaks, on ju. See on ikkagi esimene kord. Nagu selles mõttes üle pika aja esimene kord, et filmida. Hommikuti mulle tavaliselt meeldib lugeda teiste blogisid. Ma lihtsalt sõna otseses mõttes scrollin neid kõiki siin ja elan kaasa kõigile, kes mulle nagu meeldivad. Ja kes veel ei tea, siis me läheme nooruse spaasse. Ja minu puhul on ka see, et ma ei viitsi nagu mõttetut sellist jama sinna vahele toppida, sest ma tean, et tegelikult ma ise olen samasugune, et kui täiesti mõttetu jutt on, kliki edasi lihtsalt või keri edasi. Aga samas jällegi, mingi teatud info jääb minul näiteks saamata, kui ta räägib mingit pikemaid juttu, aga ma lihtsalt ei viitsi vaadata ja see tundub minu jaoks mõttetu. Ja siis ma ei taha ise seda edasi anda, et umbes, et see inimene, kes nüüd peale klikib, et ma nüüd kerin sinna lõppu välja, et vaatad, mis sa ära teed ja siis ongi kõik. Kusjuures rääkides sellest, siis mulle tehti ka üks koostööpakkumine, millest ma isegi olen huvitatud. Ja see tähendaks ka seda, et ma peaksin sellega seoses veel ühe video tegema. Ehk siis see on tervele perele ja suund Rakverre. Aga ma usun, et see võib päris vahva asi olla, sest et see on midagi, mida nagu ma oleksin ise nõus tegema nagu kaasa. Eriti veel see, kui sul on pere ja laps, selles suhtes, et lapse jaoks on need emotsioonid veel kõrgemad ja ma usun, et temale see käik eriti veel meeldiks. Ja see jutt oleks kindlasti meeletult pikk, sest et seal on millest rääkida, kõik need emotsioonid on väga hea esile tuua.
Ja kuna muideks Rakveres ma ei ole mitte kunagi käinud, mitte kunagi, ma ei ole isegi sealt läbi sõitnud, seega see oleks minu jaoks ka suht selline huvitav esimene kord siis. Nii, põhimõtteliselt panen riided selga ja siis Raiko läks juba autosse. Ja siis me käime veel paaris kohas ära ja siis me hakkame vaikselt minema. Ja mina olen valmis. Põhimõtteliselt on nii, et Raiko läks poodi midagi näksimist ostma, sellepärast, et kõht on tühi. Enne minekut oleks hea, kui saaks süüa veits. Aga no, kuna meie peame alles 3 registreerima sisse, siis meil aega veel on. Siis ei ole hullu. Täna on tegelikult jumala mõnus ilm, ütlen ausalt. Kusjuures me ei käi Raikoga koos alati poes. See on pigem sellest, et me siis kui laps on ka, siis me otsustame, et me lähme eraldi. Lihtsalt poes on lihtsam. On ka lihtsam selles mõttes, et ei teki seda tüli, mida nüüd valida, sest et ta ei suuda otsustada ja siis on meil jama seal poes. Ja siis ta ütlebki autos ära, mida ta tahab. Ja ei ole üldse vaja nagu muretseda sellepärast, et tekiks mingid probleeme. Pigem võib-olla on see ka, et Raikole ei meeldi eriti kaamera ees olla, et siis ilmselt teda väga ei näe. Me hakkame sööma. Hakkame jooma. Ja tisu! Me jõudsime kohale. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. Räägi, kas sulle meeldib see tuba või? Meeldib ikka, jah. Väga meeldib või? Jõudsime kodu. Meil juhtus siis siuke naljakas lugu, et me tulime siia, jõudsime siia kohale. Ja siis me tegime avastuse, et mitte kummalgi meist ei ole kotti kaasas. Ehk siis kõik asjad, mis me kotti panime, jäid koju. Õnneks pass, ID-kaart ja siuksed vajalikud asjad said kaasa, aga riided, ujukad, kõik asjad jäid maha. Et sedasi kohe. 1, 2, 3 ja...
sööma. Kuradi üks läheb sööma. Kell ei ole 1. Kell on, mis kell on? Siis mina tean. 10 läbi midagi. 10 läbi jah. Ja me läheme sööma alles nüüd. Meelehärti arutada ei taha. Head ööd! Me hakkame nüüd vaikselt ära minema. Ehk siis viimased vaated veel. Mega mõnna. Ütleme nii, et ma soovitan teil siia tulla. Lähme koju või? Lähme koju. Me läheme koju. Tšau! Tulge kõik randa päikest võtma. Mis sest, et veel soe ka. Väiga külm on tegelikult. Aga inimesi on isegi tegelikult. Isegi on, jah. Täiega külm on.